Aasta lõpp toob kaasa ka selle, et paljudelt vanematelt inimestelt kui 50 eluaastat hakatakse küsima ka nende tervise ja sotsiaalse toimetuleku kohta. Nimelt eelmisel nädalal alustati sellise uuringuga, üsna suurega, Eestis nii suurt varem tehtud ei olegi ja põhjuseks ilmselt ka see, et maailmas, mitte ainult Eestis, on üha rohkem vanemaealisi inimesi. Eestis tuua üks selline arv 36% on siis üle 50-aastaseid, kui võtta selle aasta 1. jaanuari seis. Ja teada on ka see, et meie vanemad inimesed eakad töötavad kauem kui teistes Euroopa Liidu riikides ja nende tervis on kehvem kui teistel Euroopa Liidu elanikel siis. Merle Paat, Statistikaameti sotsiaaluuringute talituse juhataja, meil täna hommikul televisioonis. Rõõm kohtuda taas, tere! Tere hommikust! Mida te nendelt inimestelt veel küsima hakkate? Ma saan aru, et nii nagu ma ütlesin, põhilised asjad on teada, töötavad kauem ja tervis on kehvem. Aga mida te teada tahate nendelt? Kõike seda, mis sellega kaasneb, kui täpne olla. Ehk et tegelikult selles uuringus siis küsitakse märksa rohkem, kui me tavaliselt küsime näiteks tervise ja töötamise kohta. Küsitakse tervise kohta rohkem ja küsitakse ka seda, millal inimesed kavatsevad oma aktiivse tööelu lõpetada või mis põhjustel nad seda teinud on. Ja ehk kõige olulisem selles uuringus, mis nüüd varem ei ole Eestis kunagi küsitud, me püüame ära kaaristada nende vanemate inimeste sotsiaalset võrgustikku. Ehk kui nemad abi vajavad, kelle poole on neil pöörduda, kas neil on üldse sellised lähedasi inimesi, kes neid siis aidata võiksid, ning samuti me püüame siis selgeks saada ka selle osa, milliseid teenuseid need vanemaealised inimesed vajavad, sest ega vananev rahvastik ei ole ju iseenesest midagi halb, lihtsalt ühiskond peab sellega harjuma ja peab olema selleks valmis, sest igal inimesel on õigus ja on ju hea, kui ta saab väärikalt oma elu lõpuni elada, aga see tähendab, et ka riik peab seda natukene toetama. No kõiki seda 36% te ju küsitama ei hakka, tavaliselt tehaksegi üks valimik, 4200 inimest on need, kes saavad need küsitluslehed, siis kus nad peavad hakkama küsimustele vastama. Kuidas te olete nad välja valinud, sest tegelikult ma arvan, selles eas inimeste puhul võivad need vastused olla täiesti seinast seina ja väga-väga erinevad. Eks selline valik ongi nagu loteriivõit, et ühel veab ja satub uuringusse, teisel sellist õnne ei ole. Jah, meil vähem kui 1% on neid inimesi selles vanuses, kes siis on uuringusse sattunud, aga nad ei saa küsitluslehti koju, vaid nende juurde lähevad meie küsitlejad, kes on saanud professionaalse väljaõppe ja lähevad kohale, esitavad siis täpselt need küsimused, mis nendele on ette antud. Ja küsitakse loomulikult kõikidelt siis täpselt samu asju ja mitte ainult Eestis, vaid kõikides nendes riikides, kus seda uuringut siis läbi viiakse. No mis te eeldate, millised need tulemused võivad olla, mõeldes selle peale, et kui suur hulk eakaid inimesi tegelikult Eestis hädas on? Seda tulemust on äärmiselt keeruline ennustada, eks me sellepärast ka küsima läheme ja kaardistama läheme seda olukorda, mis siis meil on. Aga nüüd teiste riikide kogemusi vaadates, sest et teistes riikides on seda uuringut siis läbi viidud ka varem, ehk tegelikult on see juba nii-öelda 4. laine, millega nüüd Eesti liitub. Et teistes riikides on seda juba varem ka küsitud ja üks selline üllatus, mis teiste riikide uurijaid tabas varasematel uuringutel oli siis see, et kui me eeldame, et meie peremudel on muutumas, et meil ei ole enam vanemad põlvkonnad ja nooremad põlvkonnad koos ühes peres, siis oli väikene üllatus see, et tegelikult need sidemed ei ole kuskile poole kadunud. Ja vanematel inimestel on endiselt nende lapsed ja muud lähedased olemas ja neid aitamas ja täpselt samamoodi ka need vanemad inimesed ise pakuvad siis oma noorematele pereliikmetele abi ja toetust. Ja meie muidugi loodame ka saada sellist väga objektiivset hinnangut sellele, mida riik praegusni teinud on, sest et eks me oleme ju ka praegu pakkunud ikkagi teenuseid ja oma vanemaealistele ning teine pool on see, mida me tahame kindlasti siis teada saada, et kui palju see eelnev elu siis mõjutab väärikat vananemist, et ehk me sellepärast ka läheme küsitlema 50-aastaseid ja vanemaid, kes sugugi mitte kõik ennast veel vanemaealiseks ei pea. Küsitluste tulemused teadupoolest selguvad väga palju, ütleme, tulemused saavad alguse küsimusest. Ja kui see on rahvusvaheline küsimustik, kui palju neid on Eesti oludele kohandatud neid küsimusi, ehk siis tehtud Eesti reaalsusega vastavaks? Ja kui me küsimusi tõlgime, siis sellistes osades, kus näiteks, kui me räägime pensionisüsteemist või sissetulekutest või investeeringutest, siis loomulikult tuleb küsimuse tõlkimisel siis lähtuda sellest, et me saaksime küll nii-öelda sama asja kätte, aga ikkagi sellise sõnastusega, millest meie inimesed aru saavad ja mis tõesti Eestis ka reaalselt olemas on. Aga päris paljud küsimused, näiteks see, et kas on vanematel lapsi
kas nendel on lapselapsi, missugust elu nad elavad. Need on ju rahvusvahelised küsimused, seda võib küsida ükskõik millises riigis. Et enamalt jaolt siiski on kasutatud neid rahvusvahelise uuringu küsimusi ja me oleme lisanud veel mõningad küsimused, mis on tõesti Eesti kontekstis äärmiselt olulised ja need me loomulikult ka ära esitame. Eesti puhul on sageli räägitud sellest, et me ei ole näiteks liitunud sotsiaalhartaga ja seetõttu on teatud asjad Eesti inimestele jäänud nagu võimatuks võrreldes teistega. Mida selle uuringu tulemusena peaks või võiks eeldada, et Eestis muutub? Me loodame seda, et ühelt poolt saab riik esiteks informatsiooni üldse selle kohta, mis vanemaealised ise loodavad ja ootavad, et mida nemad riigilt tahavad saada ja mida riik siis neile pakkuma peaks. Teiselt poolt kindlasti me saame Eesti nii-öelda Euroopa kaardile, ehk et me saame ennast võrrelda teiste riikidega ja seeläbi ehk on meil teistelt riikidelt rohkem siis õppida. Et Statistikaamet oma tulemustega kindlasti siis ei loe ette riigile, et nüüd peab tegema seda teist ja kolmandat. Me pigem püüame anda siis sellist millelegi tuginevat infot ja selle uuringu eripära on ka see, et meil on väga tugev teadlaskond taga. Meil on teaduspartnerid Tallinna Ülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist ja ka Sotsiaalministeeriumist ja me loodame, et eelkõige on just teadlased need, kes siis väga põhjalikke analüüse teevad ja selliseid häid soovitusi ka riigile jagama hakkavad. Kas need inimesed juba teavad, kelle juurde tullakse, et nad lubavad ikkagi sisse tulla võõral inimesel, kes koputab ukse taga klade kaenlas, ütleb, ma olen küsitleja? Ja esiteks saavad need inimesed kõik kirja Statistikaametilt, et nad on uuringusse sattunud ja küsitletakse siis seda uuringusse sattunud inimest ja tema abikaasat või elukaaslast. Ja küsitleja käest alati võib küsida töötõendit, sest inimene, keda nüüd vastaja usaldama peab, on tõesti küsitleja. Küsitleja ju teab, kelle juurde ta tuleb ja ta ka kuuleb neid vastuseid, mis talle antakse. Edasi, kui me räägime sellest andmete analüüsimisest, me enam inimesega neid andmeid absoluutselt ei seosta. Ühesõnaga, igal juhul peab tuvastamiseks olema olemas kõigepealt kiri selle kohta, et Statistikaametis keegi tuleb, kui keegi koputab lihtsalt uksele ja ütleb, et ma olen Statistikaametist ja kus te raha hoiate, ma pean siia kirjutama, siis sellist olukorda tegelikult tekkida ei tohiks. Enne peaks küsima kindlasti, kui tekib kahtlusi, peaks küsima küsitleja käest tõendit, et olla veendunud, et tegemist on küsitlejaga. Kuigi ma pean ütlema, et meil ei ole siiani selliseid probleeme olnud, et inimesed usaldavad küsitlejaid ja me oleme väga tänulikud kõigile nendele inimestele, kes on nõus oma aega panustama ja meile infot jagama. Ja loodetavasti nendest teistpidi lugudest me ei kuule ka. Merle Paat, sulle täna hommikul tulema.